Kui 2 klotsi kokku panna, siis saame suurema klotsi. Võib-olla parema klotsi, mis nüüd sobib kuhugi, kuhu kumbki neist enne ei sobinud. Ja kui 3. klots veel juurde panna, siis saame hoopis midagi uut. Võib-olla paremad, ilusamad, lahedamad, kasulikumad. Ja täpselt sama asi kehtib ideedele. Ja et teha demonstratsiooni, siis me täna sinuga mängime legodega. Oh my god, sa ei kujuta ette, kui kaua ma on oodanud seda hetke, kui ma saan taaskord jälle legodega mängida. Ma suht kasvasin üles legodega. Okei, nojah, kes meist ei kasvanud, aga nagu mul tunne, et mul olid need eriti erilisel kohal. Valik oli ka selline suht keeruline ja raske, aga Lego Ninjago oli lõpuks see, mille kasuks ma otsustasin. See küll ei ole nii traditsiooniline kui mingi Star Wars või nii meme kui Minecraft, aga vaata seda pilti korraks. Palun ütle mulle, et sa ei pane mingeid kemikaale su kehas kihisema. Ossa, pirukas. Okei, seda on juba vaja enam. Sa teed nalja mulle. Kas sa tahad öelda, et see õpetus on nii paks või? Kas siin on lehekülgide arv ka või? Oh my god! Sellega ma küll ei kavatse tegeleda. Oota. Okei, no ma ei saa selles ka siin absoluut mitte midagi aru. Minge metsa. Ma kütan improt lihtsalt. See värske legode lõhn. Oi. Näed, ei olegi nii raske. Tal ei ole pead. Kus see pea on? Ma ei saa hakkama. Kurat ma selle õpetuse panin? Keegi oskab mulle öelda, kust ideed tulevad? Ei? No väga hea, sest kellelgi meist polegi õrna aimugi veel. Tundub nagu need maagiliselt ilmuksid ei kusagilt eksistentsi lihtsalt. Olgu see siis tähetolmu ja sõpruse maagilise jõu sünnitus või mingi segu miljonist asjast, mis meie alateadvuses ulbivad. Aga nüüd siin see on ja vaat selle väikse asjaga annab juba väga palju luua. Või no sellega üksinda ei oskagi kohe midagi peale hakata. Aga kui sellele juurde panna teine idee, siis hakkab juba midagi looma. Aga selle jaoks on vaja ideid. Kust kurat ma neid veel peaks saama? Ma olen kindel, et sul raudselt on täna juba mitu ideed tulnud. Kui ei ole, siis no vaata enda ümber. Vaata kõike enda ümber. Iga viimne kui objekt, mida sa näed, tarbid, tunned, on alguse saanud kuskilt. Ideena kellegi peast. Mõtle, mis on lugu nende taga. Kust need ideed tulid? Ja võib-olla see aitab paremini mõista, kuidas peaks ühest ideest lõpp-produkt valmis saama. Nii et vaata enda ümber. Vaata taevasse. Igat ehitist, mis näed, neid lendavaid masinaid, lähedal ja kaugel. Vaata seda fucking kivi, mis meil kosmoses hõljub. Keegi kunagi ütles kellelegi... Mis siis, kui ma läheks sinna? Ja siis nad läksidki sinna! Läbi raketiteaduse, Newtoni seaduste, gravitatsioonivalemite, ussisõnade loitsude ja õnnega reisisid meie oma kosmoseahvid esimest korda Kuule, sest kunagi kellegi tuli miljon väikest ideed, mille ta kõik õigesti kokku pani, sest teadis, kuhu vaadata. Aga ma küll ei tea vist, kuhu vaadata. Kus see klots oli? See reaalselt just oli see. Palun ära, kas ma reaalselt kaotsin juba ära midagi? Ma peaksin härra Legole helistama, et ta mulle neid lisajuppe saadaks või? Kas see oli ka siin sees või? Ma ei saa enam aru, mis oli. Miks see nii keeruline on? Okei, nad on vist mõlemad head tüübid, ma ei tea, miks nad kaklevad. Aga minu kujutusvõimes võib toimuda kõike. Mis asi see veel on? See on tagurpidi, okei. Sorry, minu viga. See on nagu Beyblade ju. Nii intellektuaalne, spirituaalne. See on nii voimas. Oh my god, see on nii mind-blowing. Legod on nii lahedad, oh my god. Legod on nii lahedad. Mõtle selle peale, et nagu keegi peab algselt selle asja ehitama ilma juhendita. Ja siis ta peab tagasi minema ja et aru saada, kuidas ta selle ehitas ja sellele juhendi tegema. Ja siis talle makstakse veel selle ees. Oh my god, ma olen nii vale karjääri endale valinud. Meie draakon on vist valmis.
Tihtipeale, kui millegi loomise protsess jääb pooleli, siis on selles süüdi mingi tupik, kuhu ennast tagurdasime. Koht, kust mõte ei liigu enam ja ei saa aru, kuhu siit edasi peaks minema. See on see, mis meie motivatsiooniga nussib. Aga just sina oled see, kes pidevalt peab pingutama, et valmis saada, mis iganes sa luua tahtsid. Aga vahest tuleb hoopis võtta aeg maha. Panna kõrvale korraks asjad, et neil seedida lasta. Võib-olla see õige idee. See tükk, mis on puudu, et valmis saada kollektiivne tulemus, pole veel sündinudki. Peab lihtsalt õiget aega märkama. Või leidma õige koha juba olemas olevale ideele. Nii et peale selle, et enda ümbrust vahid, vaata ka enda sisse. Mõtle igale ideele, mis sul eales olnud on, sest võib-olla õige vastus on terve see aeg olnud lähemal, kui arvasid. Siin see jupp ongi. Oh my god, siin on after credits ka veel või? Mis see olema peaks, mingi Marveli film või? Ei, see veel on. What the? See ei ole mingi... kas see on see... Sellega sa saad neid klotse üksteise küljest lahti võtta. Oh my god, see on jumala geniaalne. Enam ei peagi lapsed nuge kasutama selle jaoks. Kui te juhtumisi mingi mänguasja poodi, et sa sattunud olete, siis võib-olla olete märganud, kui kallid legod on. Nagu nüüd tagantjärgi vaadates, ma ei mõista, kuidas mu ema raatsis neid osta mulle väiksena. Et seda videot ja kõike siin üldse ellu tuua kuidagi, siis täna aitas meid välja Fanta. Kuna kogu see video niigi räägib juba loovusest ja loomingust, siis see, mis Fantal sulle pakkuda on, sobib siia lõppu perfektselt. Nimelt on nad loonud asja nimega Tuber, kus sul on võimalik rakendada oma kujutlusvõimet ja just nimelt loovust, et luua igasugu vingeid videoid. Midagi rasket selles pole, aga siin on siiski 5-sammuline tutorial, kuidas. Esimene samm, mine fanta.ee lehele. Selle asemel, et majandada asju läbi äpi, otsustas Fanta rahvas Tuberi tuua sinuni läbi brauseri rakenduse. Seda saab teha mitte midagi alla laadimata ning nii telos kui ka arvutis või tabletis või kus iganes mujal sa internetti saad avada ehk põhimõtteliselt, ma ei tea, oma autos, kellas, külmkapis. Samm 2. Vali endale välja klipp, millele hääle annad. Valikus on tervelt 17 erinevad klippi. Mõned neist on päris pullid. Mida sa ütlesid, kui ta tahtis olla enamat kui lihtsalt sõbrad? Ja teised mitte nii pullid. Ma korraldasin kõige epikuma peo! Ja nüüd olen koduarestis. Mis loh sellele veel hääle andis? No ja mõned klipid on... Ma ei valinud Thug Life'i. See valis hoopis minu. Oh god! Kolmas samm! Hakka looma! Vajuta suurt Tuberi nuppu, vali kas tahad anda dubleeringu või subleeringu ja uudistamisvõimalusi nad sulle loomiseks pakuvad. Sa saad kindlaid helisid maha võtta ja muteda, sul on võimalus teisi helisid, muusikat ja žüžeesid juurde lisada ning kõige olulisemalt sul on antud mitu erinevat layerit, kuhu oma enda heliklippe salvestada. 4. samm. Kas sa teadsid, et aevastus lahkub su suust kiirusega 200 km tunnis? Mis tähendab, et kui su ilatihedus oleks piisavalt suur, siis sa saaksid kellegi tappa nende peale aevastades. See ei ole kuidagi Tuberiga seotud, ma lihtsalt arvan. 5. samm! Kui oled juba liiga palju aega kulutanud, et selle asjaga jageleda ning lõpuks on valmis midagi, mille üle saad põhimõtteliselt nagu uhke olla, siis salvesta oma video. Selleks on vaja kas Madlibsi, Facebooki või Google'i kontot ning nüüd oled sa valmis jagama oma loomingut kogu maailmaga. Või pane see lihtsalt oma Facebooki seinale, kus su suguvõsa hull kassitädi seda likeida saab. Ja see on Tuber. Täiesti ausalt öeldes, siis olenemata kui kringel see poleks, siis sellega niisama lolitada on päris pull ning usun, et mingil määral lõbu leiaks sealt igaüks. Mul pigem selline küsimus, et miks meie poodidest ei leia lemoni Fantat?
see on reaalselt üks kõige paremaid asju, mida ma joonud olen ning me vajame petitionit, et see Eestisse tuua. Ma ei tea, võtke laiminkoka endaga, aga palun andke mulle lemoni fantat, ma ei saa ilma selleta elada. Ma tahan, et ma ei peaks iga kord teisele poole Euroopat reisima, et seda soetada endale. Nii et hashtag lemoni fanta Eestisse. Hashtag lemoni fanta Eestisse. Hashtag lemoni fanta Eestisse. Hashtag lemoni fanta Eestisse.